Laura teeb pahandust. Oi, kui ilus kook, rõõmustab Laura kööki tulles. Kas tohib maitsta? Ei, kallis laps, ema kutsus täna õhtuks külalised. Ma tegin koogi neile, ütleb isa. Küll on ilus kook, just nagu poest ostetud, kiidab Laura, kes tahaks kangesti kooki maitsta. Palun anna mulle kohe praegu üks õige väike tükike, palub Laura. Ei tule kõne allagi, vastab isa. Panen sinu jaoks õhtul tükikese kõrvale ja sa võid seda homme süüa. Lähme teeme nüüd aias natuke tööd ja pärast lõunasööki võid vaadata seda videot, mille Martin sulle laenas. Lähme jah, hüüab Laura rõõmsalt oma mõmmid õhku visates. Natuke hiljem tuleb Laura kööki jooma. Ta teeb külmkapi ukse lahti, et võtta sealt veepudel. Ja seal, otse tema ees, rediste ja või vahel on kook. Isa tehtud väga ilus kook. Ma maitsen hästi natukene, arvab Laura. Keegi ei näe ja ma ei riku ju kooki ära. Väga ettevaatlikult tõmbab ta sõrmega koogi pealt veidike kreemi. Kui hea, ütleb Laura sõrme pealt kreemi limpsides. Võtan veel hästi natukene. Äkitselt aga vajub Laura näpp sügavale kreemi sisse. Mis ma nüüd tegin? Ehmub Laura. Pean koogi ruttu ära parandama, et isa aru ei saaks. Laura proovib sõrmega kreemi koogi peal siluda, aga mida rohkem ta silub, seda suuremaks auk koogi peal muutub. Suured pisarad veerevad mööda Laura põski alla. Mida ma küll tegin, hädaldab Laura nuuksudes. Ema ja isa saavad väga pahaseks ja hakkavad minuga riidlema. Mida rohkem Laura selle peale mõtleb, seda kurvemaks ta meel läheb. Laura lükkab külmkapi ukse kinni, et rikutud kooki enam mitte näha. Ta jookseb oma tuppa ja peedab ennast padja alla. Mõne aja pärast tuleb isa Laurat otsima ja leiab ta oma toast, nägu patja surutud ja mõmmi tugevasti kaisus. Mis sul viga on? Kas sa hakkad haigeks jääma? Küsib isa murelikult. Ei, vastab Laura nuttes. Isa mõtleb natuke ja küsib. Kas sa tegid pahandust? Jah, ma tegin väga suure pahanduse, vastab Laura nuuksudes. Mida sa siis tegid? Uurib isa. Ma maitsesin näpuga kooki ja nüüd on see rikutud. Ma nägin jah, vastab isa pead noogutades. Kas sa ei armastagi mind nüüd enam? Küsib Laura. Ma olen kohe päris kindlasti väga pahane, sest pean nüüd kogu koogi uuesti kaunistama. Aga sa oled mulle ikka ja alati väga kallis. Sa oled mulle siin maailmas kõige kallim. Kas tõesti? Rõõmustab Laura. Aga kas sa oled ikka pahane? Jah, olen küll. Ma ütlesin sulle juba siis, kui kooki tegin, et seda ei tohi enne õhtut puutuda. Sa teadsid ju küll. Ma ei tee enam kunagi nii, ütleb Laura pead norgu lastes. Ma luban sulle. Ma usun sind, vastab isa ja teeb Laurale kalli. Aga nüüd ruttu öösärk selga. Sööd kõhu täis ja siis tuttu. Video vaatamine jääb täna muidugi ära, ütleb isa. Jah, issi, nõustub Laura üsna meelsasti oma karistusega. Aga issi, kas sa võiksid mõmmile ühe tüki seda kooki jätta? Tema ju ei teinud pahandust.